Noor naine on surnud ja võimude sõnul oli selle taga väidetavalt tema poissõbra isa. Whitney Robeson elas näiliselt unistuste elu. Ta oli hiljuti ülikooli lõpetanud, alles alustas oma karjääri ja kogu elu oli ees. Kuid nüüd on küsimus, kuidas ta suri? Alguses tundus, et tegemist oli õnnetusega, kuid nüüd esitavad Alabama politseinikud tõsiseid süüdistusi isale, kelle advokaadid väidavad, et ta on süütu ja korralik mees, mitte kurjategija, mis näis olevat muutunud, mis viis selle uurimise šokeerivasse suunda. Me käsitleme seda juhtumit Law and Crime'i esituses. Mina olen Chris Stewart. Umbes 2 kuud näis Whitney Robesoni nimelise naise surm olevat õnnetus. Ta lasti maha oma poissõbra majas, kuid politsei sõnul jätkasid nad uurimist. Ma tahan teile siin näidata pilte Whitneyst. Ta oli vaid 22-aastane. Ta lõpetas eelmisel aastal Auburni ülikooli. Algselt oli ta pärit Richmondist, Virginiast. Whitney jõudis Auburnisse aga sellepärast, et ta teadis, mida ta oma eluga teha tahab. Ta soovis töötada sisekujundajana. Ja me leidsime tegelikult tema sisekujunduse Instagrami konto. Sa näed lihtsalt seda stiili, mis tal oli, anned selle valdkonna jaoks, millest ta unistas töötada. Ta kuulus Auburnis ühte naisüliõpilaste ühingusse. Teda armastasid väga paljud inimesed. Ja nagu paljud teised, kes koolis, õppis ta armastama ülikooli jalgpalli ning ta oli oma perega väga lähedane. Tema järelehüüdes on kirjas, tsitaat. Kuigi me ei oleks osanud seda ette kujutada, leidis Whitney elu viimane peatükk aset Birminghamis, Alabamas, vaid mõned nädalad enne tema traagilist ja ootamatut lahkumist. Whitney oli just jõudmas oma tippvormi täpselt nii, nagu me alati teadsime, et ta teeb. Oma uues rollis kaubandusnõustajana ettevõttes Restoration Hardware. See imeline. Iseseisev naine oli oma eduka sisekujunduskarjääri lävel. Töö, mida ta oli alati soovinud juba väikesest peale, kui ta vaatas HGTV-d. Selle lühikese aja jooksul, mil Whitney selles rollis oli olnud, võitsid tema lahkus, andekus, tähelepanelikkus ja ausus kohe tema uute kolleegide ja juhendaja poolehoiu. Whitney tundma õppida, olenemata sellest kus, kuidas, miks või kui kaua. Tähendab olla puudutatud ja muudetud tema särava hinge poolt. Eluga ootusest on alati raske aru saada, olenemata sellest, kellest jutt käib. Aga antud juhul jääb mõtlema, kuidas see üldse juhtuda sai. Mitte ainult, kuidas see sai juhtuda kellelegi, kes oli oma elus nii palju õigesti teinud ja kellel oli veel nii palju anda, vaid ka, kuidas see sai juhtuda selle põhjal, mida me seni politseilt teame. Enne kui me räägime sellest, mida me selle uurimise kohta teada saame ja miks tundub, et politsei võis süüdistustega edasi liikuda, tahan ma teile näidata selle mehe pilti. Tema nimi on Jeffrey Scott Towers. Ta on 54-aastane. Ta on pärit Alabamast ja tema on väidetavalt see inimene, kes päästikule vajutas ja võttis Whitney elu. AL.com ütleb, et ta on tema poissõbra isa. Praegu ei paista, et Towersil oleks sotsiaalmeediat. Nii et ainus pilt, mis meil praegu temast on ja mis internetis levib, kuna see lugu on nüüd üleriigiliselt palju tähelepanu saanud, on tema arreteerimisfoto. Ja see pilt tehti siis, kui politsei otsustas esitada süüdistused seoses Whitney surmaga. Ma võtsin ühendust Towersi advokaatidega, et näha, kas nad saaksid meile anda mingit teavet selle kohta, mis juhtus. Ja nad ütlesid, et nende klient on olnud, tsiteerin, terve oma elu töökas ja lugupeetud kodanik. Samuti väidavad nad, et tal puudub kriminaalne taust. Räägime nüüd veidi lähemalt sellest, mida me teame sellest, kuidas Whitney suri. Ma tahan minna tagasi 7. märtsi juurde, kui politsei kutsuti ühte koju Trussvillis, Alabamas, mis asub umbes poole tunni kaugusel kirdes Birminghamist. See oli laupäeva õhtu ja umbes kell 21:20 kostis politsei teatel lask. Whitney oli see, keda tulistati. Ta viidi Birminghami haiglasse ja selleks õhtuks kell 23:00 kuulutati ta surnuks. Maja, kus tulistamine aset leidis, asub näib olevat tupiktänaval Trussvillis ja sellest, mida me näeme, on tegemist väga kena naabruskonnaga. Selles piirkonnas on mitu suurt maja. See Jim Towersi taustakontrolli ja selgus, et tal on aadress tänaval, kuhu politsei reageeris. Läheme nüüd tagasi 7. märtsi juurde. Politsei nimetas juhtumit tol ajal üksikjuhtumiks ega pidanud seda avalikkusele ohtlikuks, teatab AL.com. Nüüd, kui oled tõsielu kuritegude jälgija, oled neid lauseid varemgi kuulnud. Politsei ütles tol ajal ka,
et keegi oli kinni peetud, kuid selle isiku nime ega juhtunu üksikasju ei avalikustatud. Jeffersoni maakonna Alabama kohtuarst otsustas, et Whitney surm oli õnnetusjuhtum, kuid süüdistusi ei esitatud. Ja sel hetkel tundus see lugu olevat lihtsalt tragöödia, mitte midagi enamat. See ei paistnud olevat kriminaalasi. See oli lihtsalt kirjeldamatu südamevalu ja kaotuse lugu, millest perekond ja lähedased ei suutnud kunagi taastuda. Aga nüüd on kõik muutunud. Nüüd on tegemist kriminaalasjaga, väga tõsise kriminaalasjaga ja politsei on esitanud Whitney poissõbra isa vastu tõsised süüdistused. Umbes 2 kuud pärast seda, kui Whitney tulistati ja tapeti selles kodus Trustville'is, Alabamas, teatas Trustville'i politseiosakond järgmist. Tsiteerin. Pärast põhjalikku uurimist, mille viis läbi osakonna kriminaaluurimise osakond, said detektiivid 11. mail 2026 Jeffersoni maakonna prokuratuuri kaudu vahistamismääruse Jeffrey Scott Towersi, Trustville'i elaniku suhtes. Politsei on esitanud Jeffrey Scott Towersile süüdistuse tapmises. Politsei sõnul võeti Towers 11. mail vahejuhtumiteta vahi alla ning tal õnnestus kautsjon tasuda, mille suuruseks määrati $100,000. Nii et ta on nüüd vabaduses, kuni see juhtum liigub läbi kriminaalõigussüsteemi. Nagu ma ütlesin, võtsin ühendust Jeffrey Scott Towersit esindavate advokaatidega. See on täielik avaldus, mille nad meile saatsid. Tsitaat. See, mis juhtus Preili Robsoniga, oli traagiline sündmus. Kuigi me mõistame, et õigussüsteem peab oma tööd tegema, teame, et faktid näitavad, et härra Towersil puudub kriminaalne minevik. Ta on olnud kogu oma elu produktiivne ja lugupeetud kodanik ning ta ei ole nende süüdistuste eest süüdi. Tsitaadi lõpp. Nüüd on suurim küsimus siiani see, mis juhtus maja sees. Me ei tea, kus Whitney pihta lasti, me ei tea, mis viis selle lasuni. Ja me ei tea ka, mis pani politsei ütlema, et see pole lihtsalt õnnetus, nagu alguses arvati, vaid midagi palju tumedamat. Tapmise süüdistus. See müti pole praegu selge, millal Towers järgmisena kohtusse ilmub või millal politsei avaldab teavet selle kohta, mis selles kodus juhtus ja mis viis Whitney surmani. Aga me töötame selle nimel, et koguda võimalikult palju teavet, et mõista, mis selles kodus juhtus. Enne kui ma jõuan advokaadini, kes meiega liitub ja kellega räägime täpsemalt sellest, mis selles juhtumis võib toimuda, tahan ma rääkida veidi rohkem Whitneyst. Tema sõber ütles Auburn Plainsmani üliõpilaslehele, tsiteerin, tema enesekindlus, tema sihikindlus. Ma soovin ühel päeval olla tema moodi ja seada endale samasuguseid eesmärke, omada sellist elujanu, sest ta tõesti elas oma elu täiel rinnal kõiges, mida ta tegi. Tsitaadi lõpp. Liituge meiega ja räägime sellest veelgi. John Phillips, ohvrite õiguste advokaat. Aitäh, et oled nagu alati meiega Law and Crime saates. Ma tean, et sa tunned Alabamat hästi ja töötad seal. Mida see sulle ütleb? Ja selles juhtumis on palju, mida me ei tea. Ja see ongi see suur küsimärk, mida kõik püüavad välja selgitada. Aga mida see sulle ütleb, et maakonna kohtuarst kuulutas selle märtsis juhuslikuks tulistamiseks? Kuid nüüd, 2 kuud hiljem, seisad Towers, Jeffrey Towers, silmitsi tapmissüüdistusega. 2 kuud ja 4 päeva, ma arvan. Tead, sageli on nii, et tapmisjuhtumi raportis või lahkamisraportis näed lihtsalt sõna tapmine. Ma andsin selle küsimuses juba ära. Tead, kohtuarstid püüavad lihtsalt kindlaks teha, kas mees tappis mehe või naise. Ja nad ei süvene põhjustesse ega viisidesse. Mõnikord kasutatakse neid kohtuekspertiisis, et uurida kuulide trajektoori. Pissirõujääke, pissirõutäppe, kõiki neid asju. Et püüda kindlaks teha, tead küll, kes, mis, millal, kus ja kuidas. Aga kui sa liigitad mõrva, teise astme mõrva, tapmist, enesekaitset, siis see puudutab juba palju fakte, mis jäävad sellest kehast väljapoole. Ja seetõttu on ebatavaline, kui kohtuarst või laanguaruanne ütleb, ma arvan, et see on tapmine. Ja see läheb lihtsalt subjektiivseks. Kui tihti, ja ma tean, et sa töötad sageli tsiviilasjades, aga kas sellised uurimised, näiteks tapmise uurimine, võtavadki nii palju aega, et täpselt välja selgitada, mis juhtus? Tead, need võtavad sageli isegi kauem aega. Nii et kuigi tapmise puhul
Tead, süüdistusdokumendi puhul on see tavaliselt lihtsam otsus, sest sa ei esita süüdistust mõrvas, eks. Sul ei ole vaja kokku kutsuda vandekohtut, sa ei pea ootama toksikoloogia või verepritsmete analüüsi tulemusi. Nii et tead, sellised juhtumid võivad võtta aasta aega. See ei ole tavapärasest erinev, kui politsei ja prokurörid püüavad asju õigesti teha. Siin kuras on peaaegu nagu selle kinnitamine, mida me juba teadsime. Tundub, et see võttis natuke aega. Erinevus seisneb siin aga selles, et selles olukorras on tegemist peamiselt tapmissüüdistusega. Sa pead arvestama sellega, mida tunnistajad ütlevad, kuidas nad välja näevad, kuidas nad esinevad, sest tead, siin on vaidlus ja me ei tea täpselt, mis juhtus. Aga ma ei tea, kas mul on relvarekvisiit läheduses. Kasutan selle asemel markerit. Tead, kellelgi oli relv väljas ja midagi juhtus ning see läks lahti ja tappis selle vaese tüdruku. Ja küsimus on, tead, mis tasemel oli kavatsus, mis tasemel hoolimatus. Tead, see on üks asi, kui sa sihid ja ütled, ma tulistan sind. Tead, siis sa ilmutasid kavatsust. Aga tavaliselt tapmise puhul on see nii. See on hooletu käitumine või juhuslik käitumine tulirelvaga, mis minu arvates on alati hooletu. Ja see paneb selle 2-kuulise uurimise alla nagu tapmine, tead, sellesse kategooriasse. Aga kui ma oleksin ohvri perekonna asemel ja tavaliselt ongi minu kliendid just nemad, siis tead, mulle ei meeldi see üldse. Ma ei tea, mis juhtus. Minu tütar ei saa oma lugu rääkida, sest teda ei ole enam meiega. Ja me ei tea, kes veel, tead, teine suur küsimus ongi, et kes veel tol ööl majas oli, mis toimus. Me teame, et oli laupäeva õhtu kell 9:20. Tundub, et see on Taueri kodu, tõesti kena maja. Paistab, et see asub tupiktänaval, kus kõik see juhtus. Ta puudutas midagi, mis minu arvates aitab seda lugu paremini mõista. Just nagu me kõik püüame sellest loost aru saada. Sest tead, kui see oleks olnud mõrvajuhtum, aga see ei ole seda tüüpi, siis üldiselt, tead, isik 1 tappis isiku 2 ja ta tahtis isikut 2 tappa. Mida peab prokurör tõestama tapmise juhtumis, et keegi oleks süüdi tapmises? Õige. Tead, inimesed mõtlevad klassikalisele ja ma tegelikult õppisin õigusteadust Alabama ülikoolis. Nii et ma olen ilmselt umbes tunni kaugusel sellest kohast, kus ma õigusteadust õppisin ja see juhtus umbes tunni kaugusel Birminghamist, tead küll. Piirkonnas. Aga tead, õigusteaduskonna kriminaalkaitse, kriminaalõiguse 101 on see, et inimesed mõtlevad mõrvale. Eks? Kus on etteplaneerimine, kus mõeldakse kellegi tapmisele, sa tahad kedagi tappa, isegi kui see on vaid hetkeks. Eks? Isegi vandekohus on öelnud, et kindlalaekas oleva relva järele haaramine, selle avamine, see võib olla aeg etteplaneerimiseks. Inimesed mõtlevad tavaliselt mingile suurele plaanile. Näiteks, ma vihkan seda inimest, ma pean välja mõtlema, kuidas teda mürgitada. Ma uurin seda Googlest. Okei, see pole see, millest siin jutt käib. Järgmine aste sellest on nagu afektiseisund, eks. Kui sa oled vihane, aga kõik eskaleerub või oled liiklusraevu käes ja äkki oled tulevahetuses, eks. See ei ole see juhtum. Ja et kui kõik muu välistada, siis jääb järele see, et relv on olemas, see võetakse välja ja toimuks selle relva juhuslik või hooletu kasutamine, mille tagajärjel see läheb lahti ja keegi saab viga või sureb. Nii et tead, siin on tegemist õnnetuse ja hooletuse piiripealse juhtumiga. Ja kui see muutub liiga hooletuks, võib see langeda tagasi mõrva kategooriasse. Ja tead, tavaliselt esitad süüdistuse pärast mõnda aega. Sa tahad õiget süüdistust. Sa ei hakka seda üles kruvima. Nii et ma kujutan ette, et see on parim, mis neil on. Nad ei ole selles kindlad. Sul on ikka veel aegumistähtaeg, mille jooksul nad võiksid süüdistust tõsta. Aga tavaliselt nende 2 kuu jooksul on nad kohtunud perega. Nad on kohtunud kõigi inimestega majas, eeldades, et seal oli rohkem kui 2 inimest. Ma arvan, tead, me ei nimeta teda, aga ma arvan, et on üsna õiglane eeldada, et see teine noormees, kellega ta suhtes oli, kes oli nagu tema poiss, sõber või midagi sellist, oli tõenäoliselt seal. Aga me oleme näinud neid juhtumeid, kus relv lihtsalt vedeleb kuskil ja alaealine saab selle kätte ning vanemaid süüdistatakse milleski. Sageli on see tapmine ettevaatamatusest. Ja see ongi see periood, kus inimestel on relvad lahtised.
või nad segavad relvi alkoholiga või mängudega ja seda ei tohiks kunagi teha. õige, ei. Ja see ongi asi. Ja näiteks Alabama isegi osariigina on koht, kus ma arvan, et maine järgi pole relvaseadused nii ranged, ütleme nii, kui võib-olla Massachusettsis või New Yorgis. Selles olukorras, ja jälle, me ei tea. Ma lihtsalt ütlen selle ettevaatusena. Meil pole aimugi, aga tahaksime teada. Me püüame välja selgitada, mis majas sees juhtus. Teda hoidakse siiski $250,000 suuruse kautsjoni vastu vahi all. Ja kui vaadata lihtsalt Trustville'i politseiosakonna postituse kommentaariumi, kui nad sellest vahistamisest teatasid, siis kõige sagedasem kommentaar, mida mitmed inimesed esitasid, oli umbes selline. Kuidas saab väidetavalt kelleltki elu võtta, isegi kui tegemist on tapmisega hooletusest? Ja ometi antakse sulle kautsjon, mille saad tasuda ning võib-olla ei pea sa isegi üht ööd vanglas veetma. Jah, need asjad hävitavad perekondi, tead, sest mitte ainult, nii nagu ma ütlen oma ettekannetes peredele, ma tegutsen Alabamas. Enamik minu tööst toimub nüüd siin Floridas. Aga tead, õiglust kirjutatakse ühtemoodi. Õiglus. See on minu auto numbrimärgil. Kuidagi sain ma selle. Aga pered määraklevad seda väga erinevalt ja kui nad on kõige suurem ülekoht ohvrideks, kui nad on kaotanud kellegi või on 4 aseme halvatud, aga peamiselt siis, kui sureb laps või vanem, tahad, et kriminaalasi saaks kõigepealt õigesti lahendatud, eks. Sest õigust ei ole, kui sinu tapja kõnnib tänavatel. Väga haruldane. Siis on veel halduslik õiglus. On olemas selline õigluse vorm, nagu Jordan Davise juhtumi puhul, kui ta maha lasti ja tapeti. Siis tema ema sai tegelikult kongressi naiseks, sest ta hakkas kongressile petitsioone esitama. Ja siis Lucy McBathis sai lõpuks kongressi liige, töötades relvaseaduste kallal Washingtonis DC-s. See liikumine on sinu sees olemas ja tsiviilasi käib sellega kaasas ning mõnikord toetab üksteist avalikkuse ees, kui tahad, et su lapse lugu räägitakse. Ja nii ongi kõik need asjad olemas. Ja kui ma istun ohvri perega ja ütlen, et jah, las ma siis seletan Ameerika Ühendriikide põhiseadust. Ja las ma vaatan, kas mul on siin õiguste deklaratsioon ja kuidas kautsjoon töötab. Teate küll, tal peab olema mõistlik kautsjoon. Ja tal on õigus kohtuda advokaatidega omal käel. Nad ei taha seda kuulda, eks. Sest nende tütar ei saa kautsjoni vastu välja. Nende tütar ei saa enam siin maa peal ringi käia. Ja see teeb tõesti haiget, see tundub mulle tõesti väike. Aga jällegi ma arvan, et see saab olema osa sellest, mis faktid on. See relv oli USA põhiseaduse 2. parandusega kaitstud. Lihtsalt jäeti vedelema või kasutati viisil, mida poleks tohtinud, aga mitte pahatahtlik. Mõnel juhul kas kautsjon, kas sellest saab midagi välja lugeda? Kui tugev võib prokuröride juhtum olla, kui kohtunik vaatas seda juhtumit ja lihtsalt ütles, et paneme näiteks $10,000, selle asemel, et oleks vahi all 100,000 või enama eest. Aga kui ta maksab 10%, siis see ei ole tegelikult eriti suur summa, mida peab välja käima, et siis selle juhtumi käigus vabadusse saada. Kas see ütleb midagi, kui näed nii madalat kautsjoni selle kohta, kuidas kohtunik võib juhtumit vaadata ja mõelda, et ma ei arva, et see juhtum on väga tugev? See kindlasti ütleb, sest ka avalikkuse surve on olemas, kuna määratud kautsjoni summasid kajastatakse meedias. Tead, juhtumites, kus on seotud politsei, näiteks rünnak õiguskaitsetöötaja vastu, saavad need tavaliselt kogu riigis kõrgemad kautsjonid. Miks? Sest need kohtunikud näevad neid politseinikke oma kohtusaalis kogu aeg ja nad tahavad politseid kaitsta. Sama rünnak kodutuna inimesele ei too kaasa sama suurt kautsjoni. Kas peaksid? Tõenäoliselt, aga see on kuriteo olemus. Ja siin, kui tegu oleks olnud 20 ja 19-aastaste noortega, mitte ülikooli lõpetanutega, siis ma arvan, see loeb, tead, kui alkohol oli mängus. Ma arvan, et see on oluline, kui kohtunik püüab määrata õiglast kautsjonit, sest see mõjutab põhjendatud alust ja seda, kas tõendamiskoormust on võimalik täita. Nii et jah, faktid on tõesti olulised. Ja tead, me ei tea, kui vaidlustatud see oli osariigi poolt, sest tavaliselt on nemad need, kes ütlevad, teie aukohus, me soovime, et kautsjonit ei määrataks või
$1 000 000. tead, kuna infot on nii vähe, siis võib-olla ma loen siia natuke liiga palju sisse. Aga kui ma vaatasin avaldatud avaldust, siis Johnny Amari, ta on Birminghami kriminaalkaitsja. Lausena, mille ta oma kliendi kohta ütles oli, me teame, et faktid näitavad, et härra Towersil puudub kriminaalne taust. Ta on olnud kogu oma elu produktiivne ja seaduskuulekas kodanik ning ei ole nende süüdistuste eest süüdi. Ja see seaduskuuleka kodaniku osa, produktiivne osa, kriminaalse tausta puudumine, mõnel juhul ei pruugi ükski meist mõjutada seda, mis tol ööl juhtus, kuid see on midagi, mida sa tahad oma kliendi kohta välja öelda. Sest praegu, ma arvan, tal pole sotsiaalmeediakontosid. Nii et ainus pilt, mis meil sellest mehest on tema arreteerimisfoto surma põhjustamise asjas. Kui see, mis juhtus ja me saame teada selle asjaolud, siis kui oluline on selle inimese iseloom, keda süüdistatakse juhul, kui see asi peaks kohtusse jõudma? See on väga oluline ja avaliku arvamuse kohus on esimene, mis sellesse hambad sisse lööb. Ja advokaadid peaksid olema vastutustundlikud seoses avaldustega ajakirjandusele. Ja ma arvan, et ta sai sellega hästi hakkama. Ma ei tegele enam kriminaalväitsena. Ma arvan, et kun on veel üks juhtum jäänud. Joe Exotic võttis minult kogu kriminaalkaitse isu ära. Aga on olnud kordi, kus olen öelnud, olgu, jäta see arreteerimisfoto ära. Anna mulle hea foto, mida saan selle asemel kasutada. Ja võib-olla mõned võtavad lihtsalt sinu hea foto, aga mõnikord sa ei taha, et midagi oleks avalikult üleval. Yeah. Kui rääkida taas surma põhjustamise hinnangulisusest, siis ma ei räägi subjektiivsest kuriteost. Ma ütlen, et asjaolud, kaudsed tõendid, mis sellega kaasnevad, sõltuvad mõnikord kriminaalsest taustast, eetikatest ja moraalist. Ja sõna vastu, kus naine ei saa enam midagi öelda, sa tahad meest kohe alguses üles ehitada. Sinu kriminaalkaitse klienti ütlesid, vaadake, seda inimest tuleks uskuda tema sõnade põhjal. Jätke nad rahule, sest teate ju, mida kõrgem on juhtumi profiil, seda rohkem hakatakse seda inimest ahistama Piggly Wiggly's või Winn-Dixis. See on muide Alabama. Tuli ikka Piggly Wiggly ära mainida. Täpselt nii. Aga see kõik loeb ja mõjutab kautšenit ning seda, kui kiiresti asi kohtusse jõuab. Tead, tavaliselt on meil selleks hetkeks juba mingid faktid olemas. Tead, relv jäeti lauale või visati seda elutoas ringi või mis iganes olukord see oli, mis viis surma põhjustamiseni ja surmani. Tavaliselt tead selleks ajaks juba natuke rohkem. Aga tead, ma lihtsalt mõtlen kogu aeg selle vaese noore naise perele, kes ilmselt teab rohkem kui meie, kuid leinab ikka veel ja on teadmatuses. Ja siis lõpuks, ma ei tea, kas tema pere on selleks advokaadi palganud, ma ei tea, kas võib tulla mingisugune tsiviilhagi, aga kuidas mõjutab tapmissüüdistus sellist tsiviilhagi, mida nende olukorras pere võiks algatada? Ja kõigepealt siin on kindlasti võimalik esitada surma põhjustamisega seotud tsiviilhagi. Ja tead, siin on ka aegumistähtajad, mis sõltuvad osariigist, tavaliselt 1–2 aastat. Mõni nädal tagasi helistas mulle Alabamast üks perekond, kes soovis esitada surma põhjustamisega seotud tsiviilhagi. Ja neile ütlesid osariigi ametnikud, et neil on veel võimalus juhtumiga tegeleda kuni süüdimõistmise hetkeni. Ja ma mõtlesin, et kahjuks see ei vasta tõele. Teate, see arvestatakse kaotuse kuupäevast. Tsiviilpoole jaoks tuleb tegutseda alates tulistamise kuupäevast. Ja seega nad peavad, kui nad on leinamisega ühele poole saanud, teate küll. Kuigi kaotatud lapse puhul ei saa kunagi leiname päriselt ühele poole, aga nad teavad seda siiski edasi ajama ja kellegagi rääkima. Sest siin on alus surma põhjustamisega seotud tsiviilhagiks. Nüüd on küsimus, kas see on kindlustatud, kas on vara, see on hoopis teine analüüs, aga see vastab surma põhjustamisega seotud tsiviilhagi tunnustele. Nii tulistaja kui ka kõigi teiste suhtes, kes võisid olla seotud. Tead, me oleme isegi ühes juhtumis relvatootja vastu hagi esitanud. Tead, on olemas seadused, mis ütlevad, et kui relv tõrkus, siis on olemas teatud immuniteedi kaitse, aga on ka võimalused esitada hagisid relvatootjate, relvamüüjate ja kogu selle valdkonna vastu. Ja sa ei tea praegu veel piisavalt. Tead, kindlustuskaitse on koostatud nii, et sellised juhtumid ei saaks edasi minna ega oleks kindlustatud. Ja siis jääb inimene oma pead
ning peab lisaks kriminaaladvokaadile maksma ka tsiviiladvokaadi eest. Aga tead, on palju advokaate, mina kaasa arvatud, kes võtavad neid juhtumeid. Birminghamis on mul mõned väga head sõbrad, kes tegelevad nende juhtumitega. jah, ja me näeme, mis edasi saab. Ilmselgelt on selles juhtumis veel palju välja selgitada. Väga traagiline noore naise kaotus, kellel oli kogu elu ees. Näeme, mis edasi saab. John Phillips, ohvrite õiguste advokaat. Alati on tore sind Law and Crime saates näha. Aitäh, et meiega olid. Hea meelega. Jällegi, ei ole selge, millal Towers järgmine kord kohtu ette astub. Jätkame selle loo jälgimist ja püüame saada rohkem teavet selle kohta, mis viis politsei teda tahtmatust tapmises süüdistama. Sellega lõpetame saate On the Case, mida esitleb Law and Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's, samuti edastame nüüd voogedastust Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel nädalal.